ilusad hommikut, et on jõudnud 10. detsember ja ma olen energiline, ma ei tea, kuidas see võimalik on, sest ma olen maganud suhteliselt vähe, aga ju see siis tähendab seda, et ma magasin õiges unetsüklis, nii et praegu energiat on, et hakata kohe otsast toimetama ja täna on meil siis see päev, kus me hakkame full on to-do listi lihtsalt check, sest kõik asjad on vaja ära teha ja kõige esimesena on meil kõige olulisem asi, mis on siis otse loomulikult printsessirood, kas me läheme toome su rohud ära? Jaa! Võib-olla teravam silm on juba märganud, et Lilil on videost näha ka, et tal on parem silm on halli värvi, sellepärast, et ta jäi paremast silmast pimedaks circa 6 aega tagasi, et tal tekkis sinna katarakt ja nüüd ongi, et meil on kogu aeg vaja ikkagi silmatilkasid panna. Alguses oli neid mingi 8 erinevat, mis tähendab seda, et ta väga ei sallinud mind, sest ma panin talle kogu aeg midagi silma, sest enamus rohti oli vaja mingi 2-3 korda päevas panna. Nüüd on meil jäänud 2 rohu peale ja 1 rohi saab meil kohe otsa, nii et lähme toome talle selle uue. Aga jah, ma tahtsin siinkohal nagu lihtsalt olla shoutout kõikidele emmedele, te olete mingid superinimesed, sellepärast, et siis kui Lilil see juhtus, siis ma olin 3 päeva täiesti autis, ma ei suutnud mitte midagi teha peale nutmise ja tema kaisutamise, tema eest hoolitsemise, sest ma tundsin ennast nii abituna, et ma ei saa teda mitte kuidagi aidata. Aga nüüd on kõik kontrolli all, teisest silmast ilusasti näeb ja tundub, et teda ennast see väga ei häiri, aeg-ajalt lihtsalt võpatab ja kõnnib vastu lauda, aga samast on ka 9-aastane, et eks nüüd vanusega hakkavadki järjest rohkem igasugused asjad tulema, nii et hakkame meie otsast pihta. On meil vaja minna osta 11 inimesele õhtusööki ja hommikusöök. Kunagi vanasti, kui ma alustasin hostimist nii-öelda jõuluüritusele, siis ma alati tegin listi ja arvutasin välja, et kui palju läheb ühe inimese peale süüa ja nii edasi. Viimased 2 aastat ma panen suht kõhutunde peal, nii et ma loodan, et see ei vea mind alt. Esimene tiir poes on tehtud, ehk siis, et 3 kotitäit toitu on juba soetatud, aga vähemalt 1 tiir on meil vahel poes teha. Siin ei olnud väga palju asju, nii et ma arvan, et pärast lõunat käime ühes poes veel läbi, praegu aga Ülemiste. Kõige esimese asjana on meil vaja saada 4 kingitust. 4 kingitust. So, let's get on it. Kingitused. Nüüd on vaja leida laudlina, sellepärast, et Muhumaa laual ei ole laudlina, me tavaliselt oleme seal enamasti suvel, aga mul on siuke tunne, et jõuluõhtusöök, seal võiks ikkagi olla ilusasti kaunistatud, nii et lähme vaatame, kas meil ei ole miskit. Viimase asjana Ülemistes on meil vaja saada veel kuusele ehted, sest taaskord tavaliselt meil seal kuuski ei ole ja ehteid ka selle jaoks ei ole, nii et proovime miskit leida kiiresti. Okei, väga produktiivne hommik on olnud, mulle väga meeldib see tempo, millega me liigume hetkel. Me saime Ülemistes asjadega ühele poole, mis tähendab, et nüüd me sõidame ühe mu partneri juurde, kes aitab teha ühed jõulukingitused veel ägedamaks. Kuna ma tean, et need inimesed, kellele need kingitused lähevad, vaatavad neid vloge, siis ma ei saa lähemalt praegu näidata, aga lähme sõidame tema juurde ja vaatame, mis ta kostab, kas ja kuidas ja mida me saaksime teha selle jaoks, et need oleks veel ekstra bänger. Tere juurde! Tšau! Anti on lihtsalt täielik kullatükk. Ta on täpselt üks nendest inimestest, kellega mulle meeldib väga koostööd teha, sest ta ei ole asja, mida ei oleks võimalik teha ja ei ole ajaraamistiku, mille jooksul ei oleks võimalik teha. Ehk siis, et saab alati kiiresti ja saab alati kõike, mida sa tahad. Mulle nii meeldivad sellised inimesed, kes leiavad lahendusi, mitte ei leia probleeme. Ma reaalselt suutsin muusika järgi aru saada, et kontoris on meil Prelisandra Raju! Mida playlisti? Ja siis mingi küllad ja siis mingi kuusk ja... Kas me hakkame täna salvestama jälle või? Kes meil külla tuleb? Meelis Raiend ja Jüri Mikkuda. Yes, väga mehine seltskond ja väga sportlik seltskond, nii et saab väga põnev olema. Nii, kas sina osaled ka täna või? Nii, mis te arvate? Mida Prelisandra Raju selga peaks panema? Nii, anna 2 särgi valikut. No,
2 särgivalikut või? No need püksid on ju, ma saan aru, et need püksid saad otsustavad. Nii. No tegelikult Johanna otsustas minu eest, aga ma ei mäleta enam, mis see oli. Sorry Johanna, nii et ma nüüd mängin ise. No mul on see ja siis mul on see. Aga need vist nagu... Need peaksid nagu minema matchima. Siin on veel see ka. See roheline kollane minu meelest matchivad sul tõesti. No näe, Style Queen has spoken! Te võite ikka kommenteerida, mis te arvate, kas hall pusa, kollane pusa või must pusa? Milline sooviks enda roheliste pükste kõige rohkem? Ja siis pärast saate minna YouTube'ist vaadata, milline valituks osutus. Veel parem või? Mida kombod, sexy legs. Suur must pusa, mis sa just vaatasid nende pükstega. Peace and prosperity või mis see on? Mul on esimest korda need jalas. Ma ostsin need kuskilt, ma ei tea millal. Aga need on väga creepy'd. Need on tõesti need plätus. Meie esimene külaline on kohal, ehk siis Meelis! Siis ma ei näe sind siit. Jah, andke aega, kuni mu silmad lahti lähevad. Tund ei ole väga harjunud. Niipidi. Et sa magasid siis minu eest ka põhimõtteliselt. Jaa, mul oli väga vaja seda pikka hommikut. Ma mõtlesin, et enne kui me podcastiga pihta hakkame, siis ma kiusan sind kohe. Kui meid vaatab praegu keegi, kes üldse ei leia motivatsiooni, et trenni teha, siis mida sa soovitaksid? Trenni teha, väga lihtne vastus. Et lihtsalt võtta kätte, hakka ennast liigutama, et saad vere käima ja tulevad paremad mõtted ka. Nii ta ongi, nii lihtne. Ma ei saa aru, mis imeinimesed need on. Ma ikka vajan mingit motivatsiooni. Siit seest tuleb. Motivatsiooni ei eksisteeri. Ainult distsipliin. Meil on uus saatejuht. Lili otsustas, et see on tema istekoht. Do you mind? You have been dethroned, Sandra. Okei, davai. Lili, hakka pihta siis. Vaata, küsimused on siin. Nii, meil on järgmine saatekülaline juba kohal. Lili on juba valmis. Selgus, et meil on tänane missioon. Mis missioon on? Ajada külaline nutma. Jürimik, kas sa hakkad nutma? Ma ei tea, ma oska öelda, eks pärast näeb siis. Kuulake. Ja ma pole ainus, kes clickbaiti oskab luua, nii et saab väga väga. Olemas! Aga enne kui me hakkame podcastiga pihta, siis mul on täna põhiküsimus. Kui ma ei viitsi trenni teha, siis mida teha? Kuidas ikkagi trenni saada? Teha see esimene samm. Võib-olla ma teen ainult 5 mintsa täna. Ja siis läheb asi juba iseenesest käima. Võin omast kogemust öelda, ei tööta. Siis teedki ainult 5 minutit. Kusjuures mulle just näiteks töötab, aga see ongi see, et inimesed on erinevad. Eelmine aasta ma tegin 15 minutit jooksu ja enamus juhtudel sa ikka jooksed nagu pikemalt, sest sa juba oled õues, juba on hoog sees, juba on nagu normaalseks läinud. Ja samamoodi praegu teen nagu ainult 15 minutit jõutreeningut iga päev, aga samas kui sa juba teed seda, teeme veel mõned kükid, teeme veel mõned, et nagu mulle ka see töötab. Mulle see äkki aega töötab. Ma tahtsin öelda, sa pole minu käest seal küsinud. Nii, kuidas saada trenni? Tegelikult, kas sa tahad naljavastust või sa tahad päris vastust? Ma võtaks mõlemad. Okei, ma annan siis päris. Tegelikult on see, et sa saad aru, et sa pead aru saama, et sa tahad ise enda jooksta. Mulle meeldib, sa tõmbad mikrofoni ette, nagu mul oleks audio siin. List saagi üle. Minge trenni, mis asja, no. Ärge mõelge nii palju, lihtsalt tehke trenni rohkem. Ma lihtsalt igaks üks mainin, et see on nagu, ma küsin seda enda jaoks. Aga noh, all good. Nii. Sandra, mis hängid? Ja lihtsalt, oota, ma lihtsalt tahan öelda, nagu for the records, ma tegelikult rippusin 2 minutit, on ju? See on võib-olla natukene optimistlik hinnang ajale, mis sa seal rippusid. Aga siiski väga hästi riputud ja vaata kui hea, et meil kontoris siuke asi olemas on, sellepärast kuhu te lähete? Me läheme 26. detsembril sportlaste jõuluturniirile. Kas te võidate? Muidugi. Noh, ma siis elan kaasa teleka vahendusel. Podcastid on salvestatud. Ma pean ütlema, et mulle täiega meeldisid selle nädala omad.
kui meesterahvad ikkagi julgevad tiibilt rääkida, siis see on täiesti teine level. Aga nüüd on aeg teiseks poetiiruks, enne kui me suundume Muhumaale. Aga kõigepealt maskid ette! Mul ei ole õrna aimugi, kes kõik selle toidu ära sööb, sest mul on reaalselt 9 kotti toitu autos. Aga samas meid on 11 inimest ka, nii et ja jõulutangi söömiseks või midagi siukest. Igatahes meie tänane trippimine on konkreetselt tekitanud olukorra, kus meil on juba 11 000 sammu käes. Ütle veel, et shoppamine ei ole sportna, täiega sport, aga nüüd meil on vaja Virtsu suunas minna. Mul on ülihea meel, et tegelikult me oleme jõudnud põhimõtteliselt kõik asjad checklistist ära teha. Meil on mingi 2-3 asja veel, aga we got this. Ja nüüd saab Muhumaale, so let's go! Jõudsime ideaalselt praami peale, jõudsime ja täpselt väga hästi ajastatud, suurepärane töö. Ja ma võtsin praamisõidu ajaks Lili endale sülle, sest millegipärast ta väriseb. Miks sa värised? Kas sa kordad midagi? Kas kõik on hästi? Ühesõnaga ta väriseb, nii et ma mõtlesin, et ma võtan ta endale sülle ja sumulujul vastan teie kommentaaridele, sest see on nagu kõige ägedam asi üldse vlogmassi juures. Kui muidu oleks siuke tunne nagu ma suhtleks lihtsalt seinaga, siis vau. Okei. Nüüd ma natukene värisen samamoodi nagu Lili, sest see praam freaking rapub elu eest. Ja nagu mitte nagu klassikaline mererappumine, vaid nagu scary, et laev on katki rappumine. Ma reaalselt olen ühe korra sõitnud Muhumaalt tagasi mandrile, niimoodi, et ma vaatasin kaardi pealt üle, et kui pikk maa oleks ujuda, et kas ma saaksin sellega hakkama, sest tõepoolest samamoodi nagu see praam nägi välja nii sketši, et see küll seda sõitu üle ei ela, aga ma ei tea, praegu jah huvitav, miks ta niimoodi rapub, et loodame, et me jätkame seda vlogi teisel pool saare peal edasi, aga mina igastahes hakkan kommentaaridele vastama, mis te jätnud olete, sest see on kõige ägedam osa üldse vlogmassi juures, et ma reaalselt näen, te viitsite kaasa rääkida, et ma reaalselt näen, kes mu videosid vaatavad, kes te olete, see on nii tore, sest siis on siuke tunne nagu suutleks sõbrannadega, mitte lihtsalt mingi tühja seinaga, nii et julgustan teid väga kaasa rääkima, võitegi mulle näiteks praegu teada anda, et kust linnast te pärit olete ja mis on teie lemmikasi jõulude juures, see oleks nii äge teada. Aga ma hakkan vastama ja palvetama, et me jõuame saarele. Kell on vahepeal 2 saanud, nagu te ilmselt mu näost juba näete. Ma räägin hästi vaikselt, sellepärast, et Lissu magab mu kõrval toas, aga täna õhtu on olnud lihtsalt nii tore. Mul on nii ägedad sõbrad ja kuulata, kuidas neil kõigil läheb hästi ja mis nad teevad. Ja mitte niimoodi nagu tavaliselt näed mingi paariks tunniks, vaid reaalselt, et istudki õhtu otsa ja muljetad. See on lihtsalt nii hea vibe. See on nii hea vibe. Mul on nii hea meel, et me sellist jõuluistumist teeme. Ma praegu jõudsin homseks kingitused pakitud. Kartulisalati jõudsin ka valmis lõikuda, see on siin ilusasti rõdu peal. Naudib külmakraade, et homme õhtuks olla ideaalne. Aga ma pakin vlogi siinkohal kokku. Aitäh, et te olite taas kord minuga ja näeme juba homme.